tere. Pikk paus on olnud. Millal meil viimane episood oli, Janos? Oi issand, mitu kuud tagasi ma kardan. Jah, ma mingi lõpetasin kooli vahepeal ja värki. Igatahes Tõnise ja Januse jutushow, jututuba külaliseks on täna Stiraan. Tere. Tere, mina olen Tere, siin Stiraan. ilma ühegi tehnilise abrakata. Sul on nii palju hobi taustal. Mul on väga palju hobi taustal, ma vaatasin ka, ma ei ole nii ammu pannud webcami tööle ja mul on lihtsalt kuhjunud kastid ja kastid ja kastid siia. Mulle tundub, et need all paremal nurgas ei ole isegi nagu head karbiküljed, mis võiks näha olla. Kas sa räägid neist? Jaa, Need, ma demonstreerin sulle neid. Need on karbid, kuhu ma panin väikse kirjelduse peale, mis seal sees on. See on nüüd peegelpildis äkki teie jaoks, aga mul on iga kast. Ei, õigesti. On õige. Nii et mul on need niimoodi, et on näha, mis seal sees on. See, mis karbi peal pilt on, ei ole seotud karbi sisuga. Mul lihtsalt sobisid need karbid hästi. Aga seal on siis nagu valmis minid. Ei. Nalja teed, valmis minid. Kellel on valmis minis? Seal on suuresti teist kätt ostetud spruu ülejäägid, mida ma kasutan kit bashimiseks või siis Dungeons and Lasersi asjad, mis ei ole õiges karbis. Dungeons and Lasersi jaoks on ka täpselt diagonaalses teises nurgas hunnik karpe. Nende sees on Dungeons and Lasersi asjad, mida ma ei ole veel avanud korralikult. Ja, ma tean täpselt, mida sa tunned. Ma Jaa. asuks kohe asja juurde. Mul on kohe esimene küsimus. Miks me selle, ma olen nii pime, aga ma ei taha ennast nagu kuidagi. Ma ei tea, nii on parem. Ole punane, ära hoia ennast tagasi. Janus on valge, mina olen rans, sina oled punane. Niimoodi tehes ma lihtsalt ei näe mitte midagi. et eile või? Kuna see oli, kui te seal hobikojas jääpisite? Ja siis ma otsustasin, et no teeme ära, sest mingi jutuks läks. Aga ma ei lugenud, millest te jääpisite. Ehk siis mu küsimus on, millest eile hobikojas jääpisite, et miks ma otsustasin, et teid siia kokku kutsuda. Mis see oli? Tutvustage seda mulle. Mina ei tea. Minu arust... See on seda, et me jäpime päris palju. See koht, kus sa mainisid, et teeks podcasti, meil oli arutlus selle üle. Mul oli jõudnud pakk kohale, kus olid nagu pre-painted maastik. Ja siis ma arutlesin, et kas on ees tulevik millalgi, kus enam halli plastikut ei olegi nagu müügil tootena, kus lihtsalt kõik on ette ära tehtud. Hall plastik on mingi niš, mingi veider asi, mida ainult mõned grognardid tarbivad. Ja sealt asi kuidagi levis edasi selleni, et kellele on värvimine nagu tähtsusa hobist ja nagu mis need nagu tähtsused on. Mingi pikem jutt oli sellel teemal minu arust. Okei, ma natukene skimmisin ja mõtlesin, et Tony rääks midagi, et see on nagu 2 eri hobi juba on nagu lihtsalt värvitud asjade ostmine ja värvimiseks asjade ostmine. Okei, sellega on siis ühel pool. Ma sain haritud. Aga mul on teine küsimus kohe veel. Küsi. Kust su nimi tuleb? Mu nimi on eriti kaval asi, et vist lasteaias, nagu enamus inimesi teeb, ma kujutan ette, sa kirjutasid oma nime tagurpidi paberile ja vaatasid, oi, see on põnev. Ja ma sain teada, et ma olen Naitsirk Stiraan tagurpidi. Ja siis see lihtsalt on mulle külge jäänud, see on mu perekonna nimi tagurpidist. Ma olen tegelikult Naarits. Ja ma olen jõudnud kahetseda, et ma ei tulnud siia serverisse, sest ma oleks saanud olla Soobel. Ja see oleks saanud olla teine Naaritsast ja see oleks väga temaatiline olnud, aga mul tuli see liiga hilja pähe. Okei. Ossa kurat. Nägite mu tausta või? Ja ma nägin enda arvuti tausta, kus ma kaardin alla tõmmatud, siis kaardin all käis korra siuke nagu üleni valgeks. See oli natuke hirmus. Aga ma loodan, et mürinad ei tule läbi mikrofoni, et saatekülalised ei pea selle pärast muretsema. Mul ei tule, aga läbi klappida tuleb küll praegu kõvasti. Mul ka. Eelmise teema jätkuks Helmet pani hea kommentaari, et mitte halli saab ka alati üle praimida. Naljakas oleks see halliks praimida.
ostad värvilise mini , lased halliks üle , värvid paremini . mul oli jah või noh , silmaga , klassikaliselt paned riiulisse ootama ja mul oli alles siuke peaaegu siuke seotud asi , üks hobi , siuke lävepakk , millest ma ikkagi lõpuks ei astunud üle . ma vaatasin neid Ergo Dreede , mis ta müüki pani 2 tükki ja mõtlesin , et kas ma ostaks ja stripiks ära või ei . siis ma mõtlesin , et nagu Dreed on nii suur ka , sa pead mingisugune kurgipange sisse selle panema ja seda strippingut täis valama ja minu jaoks , ma olen sarnase teekonna läbi elanud , aga ma nüüd , me teeme selle testi , et kas miniatuuri on näha siin kaameras , vastus on , et ei ole . No natuke on. See on miniatuur , mida te võite ise ette kujutada , kuidas see välja näeb . Te näete siluetti enam-vähem , mille ma ostsin Ergolt tükk aega tagasi , mis on Malifa mudel . Ja mina tegin selle otsuse , et ma mitte ei stripi seda mudelit , vaid ma lihtsalt värvisin ta nagu , ma lihtsalt tegin ta paremaks , nagu ma võtsin selle , mis seal oli ja ma lihtsalt lisasin highlight'e , lisasin varjusid , tegin mingeid toone juurde , natukene siukseks ta mulle omapärasem oleks ja see oli tegelikult super lahe kogemus , sest ma sain mingi poole tunniga teha täiega laheda mudeli ja ma ei pidanud mitte midagi base coat ima ja ma ei pidanud mitte ühtegi otsust tegema värvide kohta ja see oli minu jaoks super kogemus . Soovitan . Dreadnoughtiga , mil sa tahad teist Space Marine chapter'i värvida , väga seda teha ei saa . või noh , ei no sõltub ikka . no selles suhtes , et toas , kus sa mängid , peab lihtsalt väga tugev teemavalgus olema , et siuke kõik näeb õiget värvi välja . punased tuled lähevad põlema igal pool ja sa oled nagu mingi , mis me nüüd tegema hakkame ? ja siis tõlistad täringud välja lihtsalt . ma näen nii halb välja selle valguse all . ärme valgust nüüd süüdista , ta annab parima endast . mis me tahtsime Steraniga rääkida üldse ? Steran , millest sa rääkida tahad ? ma võin kõigest rääkida . ma võin rääkida . me kindlasti lähme isiklikuks ka , nagu me viimasel ajal läinud oleme siin . et hobi , mitte ainult hobist . aga tegelikult Sven küsis küsimuse . Lähme Sveni küsimuse juurde . Svenil on head küsimused . Steran , kas Kickstarter on tore sellepärast , et sa teed tuleviku endale kingituse või sellepärast , et saab soodsalt palju ja toetada tootjaid ? see on raske , sest et mul on tunne , et see teine pool nagunii , eks ole , mulle meeldib see nagu otse mingi tootjaga asja tegemine ja odavad hinnad on alati toredad . aga mida rohkem ma mingeid Kickstarteri asju teen , seda rohkem ma mõistan , et see ei ole kingitus tulevikku sinule . ühel päeval sulle tuleb mingi 7-kilone kast pre-painted maastikut ja siis sa pead selle kuskile panema ja kuskil seda hoiustama . ja see pool minu toast , mul ei ole nagu enam seda põrandaruumi , mis mul kunagi oli , mu kapp ei käi lahti , sest seal on nüüd suur kast täis maastikku ja ma ei tea , kuhu seda panna ja ma leian , et see ei olnud kingitus . ühel päeval sellest saab kingitus , kui ma lahendan selle probleemi , aga seniks see on probleem . see võib ka natuke see mure olla , et kui sa nagu karbist välja võtad ja kokku ehitad , siis nad võtavad veel rohkem ruumi . no need on õnneks modulaarsed asjad , nii et need saab pärast koost lahti võtta , aga jaa , enamus olukordades jah , lihtsalt hakkab veel rohkem ruumi võtma . olles ise just nagu kõvasti oma hobi koristanud , sealt ühe osa Janusele müünud ja teise osa tegelikult juba sulle kinni pannud , siis jah , ma ei tea , ma kuidagi mingi hetk ma peaaegu hakkasin ka kõvasti hardima asju , aga siis sain aru , et mul lihtsalt ei ole ruumi selle jaoks . ja juba , mul ei ole siukest riiulit , mul on . Tõnis , me näeme , et sul on nagu tuba väga tühi . ma ei ela selles toas üksi , vaata . et mul on ainult mu magamistoa riidekapi pealne ja seda ma jagan ka elukaaslase kingakarpidega . aga sellegipoolest mahub sinna armeesi ja kinniseid ja poolkinniseid karpe . ja okei , mingi osa ma olen viinud maale vanemate juurde lihtsalt , aga seal on ka mingi valu läbi . jaa . kindlasti .
aga Jaanus, kas sul on mingi stamp küsime küsimus? veel mul on igasugu küsimusi, ma ikka natukene mõtlesin tänase episoodi peale. Alustame näiteks. Mul tuli üks muidu, aga lase. No ma küsin ära, sa võid järgmisi küsida, siis me võime kordamööda küsida, kuni sul küsimused otsa saavad. Käisid täna päris mõõklemas? No, see minu küsimus sai ka see põhimõtteliselt nii, et väga hea. Kuidas oli? Mis sa tegid? Ma olen nüüd juba 3. aastat tegelikult käin keskajapäevadel ja läbi peretutvuste ma sain seal selleks isikuks, kes on künka otsas pehmete mõõkadega ja keda lapsed peksavad seal mõõkadega, sest et neil on vaja mingit tegevust sel ajal, kui ülejäänud vanemad ja niimoodi turul on. Ja mind saab seal endiselt mõõkadega peksta veel homme ja ülehomme, kui te satute teie või kes iganes satub vanalinna. Et seal on jah, lihtsalt suur kuhi pehmeid mõõkasid, kilpe, värke. See on siis pohver larbimõõgad ilmselt, jah. See on siuke põhimõtteliselt, aga see on vägagi siuke ehitustoru, mille ümber on pehmendud ja mis on teibiga kokku pandud ja siis see sellega taotleb. Eesti pohver stamp, Eesti pohver larbimõõk. Okei. Jaa. Olles larpinud. Või siis vähemalt pehmis mõõkanud alates 12. eluaastast, siis on neid minu vastu puru löödud, kui ma olen ise neid puru löönud teiste inimeste vastu. See on tore. Minge pekske Stiraani, kui saate. See on hea. Jaa. Aga kas sa nagu, kuidas ma ütlen, kõik varustus on nagu kellegi teise poolt, et sina oled lihtsalt seal, et peksta ja et sind pekstakse? Minu puhul küll, sest et ma iga aasta mõtlen, et no nüüd ma teen endale mingi laheda kostüümi ja siis ma unustan ja siis nüüd keskajapäevad jälle käes. Aga praegu mul on jah, ma laenutasin, on siuke tore koht nagu Hapneri maja ja seal on igasuguseid põnevaid keskaegseid kostüüme. Ühtlasi ma olen seal näinud Lord of the Rings Miniatures Battle Game maastikulaudasid ja kõike muud võimalikku, mis seal võib leida, lippusid ja kõiksugu asju. Ja minu puhul jah, ma sain sealt väga toredad riided ja see on minu jaoks kõik, aga ma tean väga palju inimesi, kes ongi õmblejad ja niimoodi ja kes seal turul asja teevad ja kes teevad endale kõik kostüümid iga aasta uus ja kõik selline. Ma olen kuulnud lugusid mingisugusest Eesti larparist Tallinnas, kes ühtlasi on hästi suur Lord of the Ring, Middle Earth Strategy Battle Game on vist selle ametlik nimi, eks ju, Mesbõg, suur fanatt. Te teate nime? Ei. Ma ei tunne, ma väga ei tunne Tallinna inimesi. Ma rohkem seda liivlane. Mind ründas üks larpija täna, keda kutsuti Caspianiks tema kaaslaste poolt, kes rääkisid kõik inglise keeles, kuigi nad olid eestlased, kes tulid sinna täis riietuses väga suurte ja raskete mõõkadega, peksid asju laiali natukene aega ja siis hukkusid laste mõõkadele ja siis lahkusid. Nii et see võib-olla oli tema. Sven ütles chatis Nathan, seda nime ma ei ole kuulnud. See võib sama selskond äkki olla, siis ma tean, mul nõbu on ka see. Sa hääldasid seda väga inglispäraselt. Kui see on nüüd see sama vend, siis ma olen alati kuulnud Nathan tema kohta, aga nagu ma olen vist ühe korra teda päriselus näinud. Siis me rääkisime, et kindlasti tuleb kokku saada Tartus teha Sõrmuste isanda turniiri. Ja siis me ei teinud. Mina selle kohta ei Janus, võta Discordis, vajuta minu nagu profiili peale. Ütle, kui sa seda teinud oled. Nüüd loe. Nii. Mis seal kirjas on? Ma pean mingi vaeva näitama. Seal on tee ise kirjas. See on hästi läheb kirjas. Ei, seal on tee ise kirjas. Sa loed valet kohta. Seal üleval pool on tõesti tee ise kirjas. Sul on lausa tehtud selliste asjade jaoks üks mittetulundusühing, et sellised asju korraldada. Eile sa ehmatasid mind seal tee ise, ma sellepärast tean seda, sest et ma ütlesin sulle, et mul vist ei ole webcami ja siis ma avasin Discord ja nägin selle kirjas tee ise ja ma mõtlesin, kas see on asi, mida ma peaks oskama teha. Kas see on nagu expected skill selle podcasti jaoks, sest ma olen vist natuke maast täis. Aga ma sain aru, et sa põhimõtteliselt tegid ise. Nii kõva.
ma sikutasin ja toksisin teda ja ta hämmastavalt hakkas tööle. see on juba ma ei ole kunagi kaalunud isegi seda. Et muidu, episoodi järgmine tase võiks olla, et tee ise veebikaamera. kuna me oleme veits muinas ja Larbi juttudel praegu, siis ja Sven on ka siin, siis ma teen shoutout'i, äkki Sven oskab öelda, ma praegu ei saa kiiresti vaadata, sest mul muud asjad lahti, aga Eesti suurim larp Põhjala pööripäev mingi aeg augustis, vist teine nädalavahetus äkki või? Tulge, ma päriselt lähen seekord üle pika aja. See kõlab toredalt, ma ei ole veel kunagi larpi teinud, aga ma kunagi tahaks. See on nagu Dungeons & Dragons, aga sa oled, okei, tegelikult see on halb, see on rollimäng, sa saad Sveniga rolli mängida, sa saad teisi samamoodi mõgega peksta ja põhimõtteliselt paar päeva ka õhtuti head ja paremat juua ja süüa ja toredad inimesed on ja põhimõtteliselt ma olen alati ka oma miniatuure kaasa võtma, et vabas looduses võiks lahing teha. Põhjala pööripäev on see aasta 7.–10. august. No need, tavaliselt, jah, neljapäev on see ilmselt neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Tulge. Mis vist kahjuks tähendas seda, et mina ei saa. Vot nüüd tee ümber. Tee ümber. Mitte tee ise, vaid tee ümber. Ei, ma usun, et Sven on nõus kõiki harima sellel teemal, kui tore see on, sest ma ei ole küllalt pädev ilmselt. Minu kogemus on hästi palju aastaid ikkagi lihtsalt see mõgaga peksmisosa ja vähem rollimängu osa. Näe, Sven lubab inimesed tiiva alla võtta. See on tore. See on linnuteemaline rollimäng siis, jah? Sa võid endale jaoks teha sellest linnuteemalise rollimängu. On igasuguseid. Sa võid olla linnuvaataja või sa võid olla lind. Tee endale linnu kostüüm. Huvitav, mis lind oleks kõige põnevam? No, mina olen tuntud linnuvaataja, mina oskan vaadata linnule peale ja öelda, et see on lind, edasi ma ei oska. Mul on vist väga sarnase kogemus. Suitsupääsukese ma tunnen ära, ma arvan. Ma pildi pealt, kui keegi on joomist... Kuldnokk on ka üsna lihtne, aga mul viimase elukaaslasega on nagu linnud jaotatud kahte rubriiki, et on tuvid ja on pontsikud. Ja tuvi jaoks ta ei pea olema päriselt tuvi. Oota, kas tuvi ja pontsik ei ole nagu synonüüm? Ei. Siuksed tihased on pontsikud. Igas muud siuksed asjad, mis näed veel. Aga nagu mingid kured ja värki. Ei, see on tuvi. Tuvid, see on puhas tuvi, jah. Pikajalgne tuvi ja värki. Just nimelt. Sootuvi ja mõni muu tuvi ka. Ma vaatasin, et Tom tuli korra, läks minema, aga ta tuli päris tagasi. Okei, larbi teemad on ägedad. No aga see ongi. Me võime Wingspan, ma ei ole Wingspani mängid tegelikult, nii et ma ei oska sellest rääkida. Mina võin kõike teile selle mängu kohta. See on niikuinii tööl juba teed seda liiga palju. Tiivulised on väga vahva mäng. Tegelikult ma mõtlesin korra teemat juhtide kõrvale, aga mul tuli meelde Sven on midagi küsinud veel. Ja see on natuke teemasse, seega ma küsin selle ära. Sveni küsimus. Minu arust on huvitav jututeema see, et Styran on rollimängude tihe väisaja ja mängujuht. Ma ütleks, et ka mina ja Janus dabble in that area. Selles valguses tahaks teada, et kui Styran oleks sõjamängus mängujuht lahingule, ehk siis mis oleks 3 asja, mida sa teeks, et lahingut põnevamaks muuta? Kui see oleks Wargamingu GM-st. See on jube raske küsimus, millele ilma ette vastamata vastata, sest et mul ei ole selle konkreetse asjaga kogemust, aga... Oota? Jah. Ma olen sulle 15 sekundit mõelda, lähen panen aknad kinni, sest tuul puhub vihma sisse. Okay. Selge. Tegelikult nagu Tõnis võib ka järel kuulata. Mulle meeldib, et Tõnis läks ära ja siis tuli alla Hariakis typing. Ma ei tea, mis siin siis hirmsad jutuks. Ja enne kui sa vastama hakkad, ma täpsustaks seda, et Sveni küsimuses
põnevamaks on jutumärkides, et võib-olla sa teeksid muudatuse, mis traditsioonilises võtmes ei oleks põnevam. ma olen siin. Tere tulemast tagasi. Mul on üks vastus, mida ma oskan kohe anda ja see on asi, mis ma olen õppinud rollimängudest lahingute osas, mis on see, et iga lahingu teeb huvitavamaks mingi lahinguga mitte seotud asi, mida kõik tahavad puudutada. Olgu see siis laua täis võlujooke või mingi puur, mis on täis kurjasid hunte ja mille võti lebab selle kõrval või mingi laetugi, mis näeb välja suhteliselt kulunud ja vana ja nagu see võiks katki minna kergesti, et siis tuua sisse mingeid elemente, mis lihtsalt kutsuvad puudutama ennast, mis kutsuvad ennast nagu muudutama ja siis seal, ma ei tea, saad teha mingid täringuveeretused või ma saan kirjelda, mis juhtub ja kuna kumbki mängija ei tea kõiki reegleid, kuna mina olen mängujuht, siis on see nagu põnevuse koht, et kas ma raatsin sinna minna, et midagi saada. See on asi, mis mul on töötanud rollimängudes hästi ja ma kujutan ette, et töötab sõjamängudes. Ma tunnen, et palju huvitavaid asju saaks teha nagu salajase informatsiooniga, nagu mõlemad mängijad teevad mingi armee, aga näiteks ainult pool jõuab sellest kohale ja teine mängija ei tea ülejäänud poolt või kuidas asjad tulevad lauale, kõik see oleks huvitav. Ja mulle meeldib ka mõte, ma ei tea, ma tunnen, ma tahaks nagu tekitada mingit segadust ja kaost nagu vägedes, nagu lasen mõlemal mängijal kirjutada, et hei kuule, üks vaenlase üksus on reetur ja ma annan neile näiteks 3 valikut, kas A, B või C ja mingi umbkaudse kirjelduse, nii et nad teavad, et kuskil vaenlase armees on mingi reetur ja nad proovivad selle peale mängida näiteks, 3. käigul reeturid avanevad ja vahetavad poolt, aga sa ei tea täpselt, kes seal armees on su reetur, nii et sa pead nagu ettevaatlikult jälgima sul ainult umbkaudne aimdus, nagu mingid siuksed lihtsalt, et tekitada informatsioonisegadust ja anda valikuid, mis ei ole otseselt lahinguga seotud, aga mis võivad seda mõjutada. See on see, kuhu mu aju kohe läheb. Mulle meeldib. Mul tekkis endal kohe palju mõtteid selle peale. Lase tulla. Sven pani reeturite idee kirja. Minul läks kohe mingi 40k peal näiteks mingi mäskimisele, et see on kõige nagu siukse stamp mõte, et ütleme, et sul on mingisugune üksus Space Marine ees, kui sa nendega päriselt näiteks, ma ei tea, 5 tolli lähedale satud, nad on hoopis Terminaatorid või midagi siukest või orkide puhul, et see suur vaartarakk on tegelikult lihtsalt 20 orkpoid, kes hoiavad mingeid asju üleval. Et kui sa jõuad teatud kolmasele, siis sa näed, et oi, see ei olegi asi, mis vajab suure strengthiga relvi, vaid hoopis midagi muud. Ka mingid lihtsalt üksuse isiklikud missioonid, nagu et hei, sul on siin üksus mingeid peasanteid, ja sa ütled neile, et peasantite grupi juht ütles sulle kindlamõtteliselt, kui me jõuame sellesse metsa, siis me võidame lahingu. Meil on seal fantastiline salarelv, aga ma ei saa sulle sellest rääkida, sest et metsahinged ei luba mulle seda teha. Aga kui me sinna jõuame, siis kõik pöördub. Ja siis sul on mingid individuaalsed missioonid mingitel üksustel, sa ei tea, kas need päriselt sulle palju annavad, aga need üksused on veendunud, et see on täpselt, kuidas seda lahingut võita. Ja mingi siuke põnev informatsioon. See ilmselt tuleb sinna, üks naljakas. Üks minu arust kõige tähtsamaid rollimängus kasutatavaid, nagu minu jaoks kõige tähtsamaid rollimängu nagu lausin see, et ära mängi nagu oma karakterit nii, nagu sina teda mängiks, vaid mängi nii, nagu su karakter nagu olekski. Et nagu meta nii-öelda. Aga et siis selle saaks ka sõjamängudele vist panna, et mängi nii nagu see just nimelt, kui sul on näiteks, ütleme, et sul ongi mingisugune üksus pesente, nagu sa ütlesid, kes peaks näiteks minema mingite rüütlite vastu, sa ei pea failima mingit leadershipi, vaid nagu lihtsalt ei taha väga sinna minna. Võib-olla liiguvad pool kui need pesentid metsa jõuavad, siis nende salarelv. Metsas on railgun. Seal on railgun. Pesent railgun. Nüüd me oleme rollimängu teemast tagasi. Nad võtavad 10 000 kesirita. Ma olen sellel teemal nii palju jäppinud, et
ma ei jaksa, minu jaoks sõjamängud ja rollimängud ongi seal, on väga väike vahe. Nii nagu see originally was intended to be, eks ju. Et noh. Või noh, perfektses maailmas. Kõigil ei ole kolmandat sõpra. Perfektses maailmas. Ka Dungeons & Dragons'is saab DM endale rentida, nii et. Jaa. Ma tean mitut sõpra, kes pakuvad teenust. Peaks ka raha küsima. Ei, ma ei ole küllalt hea. Lihtsalt. Ei, ega sa ei teemi, lihtsalt nagu kontonumber on siin. Just. Aga sa ütled seda ainult nagu mingi, noh, kohtades, kus inimesed otsivad oma rollimängugruppe, vaat. Kirjutad sinna kirjutad, et olen olnud mingi 10 aastat mängujuht, vaata, siis paned kontolingi. Mul läks meelest ära, mida ma enne seda tahtsin küsida, kui ma nägin Sveni küsimust. Completely forgot. Kas see oli siis üks asi, mida sa tahaksid muuta? Ei, see oli mitu. Ta peaaegu luges minust 3 tükki ette. See oli võib-olla 2,5. Kindlasti mitte nummerdatult, aga seal oli mitmeid ideid, mis läbi käisid. Ma arvan, et nüüd mul on 3. Reeturid, selle pani Sven kirja, nii et see on eraldi detail. Siis individuaalsed nagu kindlaks pidamised ja reeglid mingit lüksustele, et mina pean sinna minema, mina pean nemad ära tapma, mina pean hukkuma esimesel raundil. Sellised asjad. Ja siis see, et mingi veider objekt on lahinguväljal. Vaata, seal on helendav roheline kera, mis hõljub. Teoreetiline küsimus. Kerad väga meeldivad. Kui üksusel on eesmärk esimeses raundis ära surra, Ja. aga see ei õnnestu, mis saab edasi? Mida nad teevad teisest raundist alates? Sa ei saa neid laua pealt eemaldada, sest see on efektiivselt nagu surma saamine. Peavad laua peale jääma ja ei, Janus, see on väga Warhammer Fantasy, eks ju. See on täpselt siuke asi, mis sul on Slayeril. Ja Slayeriga on see, et mida kiiremas esimeses varasemas raundis ta surma saab, seda rohkem võidupunkte sa saad. Ja kui ta ei saagi surma ja Slayer jääb ellu lahingu lõpuni, siis sa kaotad võidupunkte. Väga temaatiline. Siis aga ma arvan, et kui läheneda DM-imise koha pealt, siis see, et kellelgi ei õnnestu esimeses raundis surra, seal on nii palju radasid, kus sa saad minna. Võib-olla tekib teine samasugune üksus sinna kõrvale ja selgub, et nad hakkavad lauda täitma ja lihtsalt ees olema sinu armeel, sest et neil oli vaja hävineda, sest nad teavad, et neil on paljunemiskatt küljes. Võib-olla juhtub see, et nad lähevad hulluks ja hakkavad sinu sõdureid ründama. Võib-olla nad surevad nagunii, aga nende surmast tõuseb teemon, kes ründab mõlemat mängijat. Seal on lihtsalt nii palju vahvaid radasid, mida pidi saab minna. Jaa. Ei, kindlasti on lõpmatu kogus lahendusi. Minu variant oleks seesama, mida Sven chati kirjutas ka, et lihtsalt need on teisel poolel. Nii. Et kui nad ei saa surma, siis nad vahetavad poolt või? See on mingisugune, need on mingid huvitavad kultistid, kes otsivad surma, suicidal kult. Ja siis kui nagu üks komandör ei suuda neid surma saata, siis nad on nagu okei, I'll try the other one. Ja. See saaks terve uus sõjamäng olla, siin ei ole DM-i vaja isegi. Ei, mul on, aga sellistest nii-öelda GM rollimängude nagu sellistest promptidest siis või, ma ei tea, kas see on õige termin. Mulle väga meeldib ikkagi see, et sul on mingisugune, ongi, et sul on mingisugune mingi evil wizard, kes on nii-öelda third party miniatuur, istub mitte päris keset väljakut. No ütleme, minu jaoks siuke temaatiline laud peakski olema mitte su klassikaline 40K laud, eks ju, mis on nagu parlanksis ja et noh, sul ongi mingisugused, esiteks peab suurem olema, minu jaoks kindlasti. Persse mul kadus neid ära. Nõust. Jah, ma olen tagasi. Joo, ta on tagasi. Okay. Kuhu ma jäin? Ei, ma kadusin uuesti ära.
et kõik on okei. Ei okei. Kas nüüd on tagasi või? Nüüd Jaa. on tagasi. Kuhu ma jäin? Ja sa ütlesid sõna temaatiline laud ja siis kadusid ära. Noh, et selle jaoks on temaatilist lauda, mis minu jaoks ilmselt peaks olema ka suurem kui mingi tavaline 40K laud. Ja ongi, et sul on, noh, näiteks, et ütleme, et ühes nurgas, kuhu võib-olla ei ole muud põhjust deployda või midagi siukest, kuigi noh, deploymine on ka siuke huvitav asi, mis siukses temaatilises mängus, ütleme, et see on ka oleneb stsenaariumist, et tegelikult on see, et ühed tulevad ühest nurgast ja teisest nurgast mingil põhjusel, aga ütleme, et okei, selle jutt läheb põkkaks, et kuskil on mingisugune torn, kus on võlur sees, kes hoiab teemonit kontrolli all ja kui sa selle võluri siis, ma ei tea, kas maha lööd või teed mingi questi, mis ta sulle annab, et mine too sealt metsasse maagiline relv hoopis talle ja siis sa saad, ma ei tea, suure teemonprintsi üle kontrolli ja siis sa saad teda oma armees, oma üksus. Kusjuures isegi mõlemad kõlab hästi. Kui sa teed missiooni, siis teemon tuleb sinu poolele, aga kui sa lihtsalt lased võluri maha, ta ründab kõiki. Nii et sa, kui vaenlane on missiooni tegemas, seal toob oma seenekorvi võlurile, siis sa lased võluri maha ja teemon pöörab kõigi vastu. Ei, see oleks päris pull, kui on nagu mingi kolmas asi, mida tuleb täita, mis ei ole kummagi mängijaga seotud. Selle asemel, et nagu ise seda üritad, lasen lihtsalt selle asja maha. Kindlasti asi, mis ma tulen selle juurde tagasi, mul mõtted muudkui hakkasid voolama. Asi, mida teha, kui sa DM-id lahinguid. Minu jaoks üks lemmikasi D&D's ja rollimängudes üldse on see, et mul on püsiv maailm, mängijad teevad asju, muudavad maailma ja siis tuleb järgmine grupp sisse ja nad on selles muudetud maailmas ja kõik mõjutab eelnevat. Nii et see idee, et me teeme lahingu selles kohas, kus kaks armeed võitlevad ja on mingi katastroofilised asjad, mis saavad juhtuda ja siis järgmine lahing, mida DM on samas kohas, aga 10 aastat hiljem ja siis jälle samas kohas ja siis jälle samas kohas ja lihtsalt see, kuidas lahinguväli on katki läinud, kuidas siin on sisse kolinud mingid uued asjad, seal on ikka veel mingised teeman elus, kelle võlur ära tapeti ja lihtsalt niimoodi, et mängust mängu need asjad jäävad mõjutama seda. Eelnevalt langenud üksused on nekromandi poolt üles tõestatud. Jaa, täpselt. Enesetapukultistid on ikka veel seal, otsivad surma. Mulle 10 mängu asja sees, keegi ei ole suutnud neid ära tappa, need ise ei ole suutnud ära surra. Minul isiklikult oli kunagi siuke hästi suur toruunistus vist või toruunen kutsutakse seda. Et teha see suur siukene 40K hästi suur narratiivne värk. See on endiselt toruunistus, ta on endiselt torus. Ta on kuskil seal ilmselt ikkagi toru alguses. Kus ongi mu siuke põhisuke mõte, et et tuleb kaks vend, poolted, ütleme siis, ma ei tea, Imperium versus Chaos, et on kokku lepitud, et ma ei tea, Sven mängib Janusega Imperium versus Chaos 2000 punkti, suur eepiline lahing. Aga samal ajal, ma ei tea, Stiran ja Slaughter on mul siin ka chatis, eks ju, Stiran ja Slaughter teevad guild-tiimi. Väikse lahingu, samamoodi Imperium versus Chaos. Ja ütleme näiteks, kui Chaos infiltraatorid võidavad, ütleme näiteks siis Imperial Guardi tagaliini ja võtavad selle maha, siis 2000 punkti mängus, kus muidu oleks olnud Imperial Guardil võimalus näiteks mingi ability korra või paar korda kutsuda kaugtuld, siis sellisel juhul see kaob ära. Aga kui Imperium suudab selle guild-tiimi võita, siis näiteks siis Janus, kes Sveni vastu mängib, ta saab seda kasutada. Ma olen näinud väga sarnast asja, on siuke tore YouTube'i kanal nagu Games Night, see on vist selle nimi. Ja neil oli see teema seal, et nad panid üles hiiglasliku laua sõdureid, 40K sõdureid vist mingi 10 000 punkti kumbki külgi ja siis mängisid kill-tiimi, kus nad proovisid keskset suurt kahurit kontrollida. Ja iga käigu lõpus see, kes kahurit kontrollis, sai suure paugu lasta suure laua pihta ja eesmärk oli võimalikult palju punkte ära võtta, aga seda saaks ka laiendada, et sealt pärast tuleb lahing kõigiga, mis on alles, et see kõik kõlab fantastiliselt. Ma sain vahepeal infot, et LVS-il oli midagi sennast. Nägin ka ise seda. Ja mina olen ka, ma olen suur jookskästi fänn olnud viimased nii kaua, kui nad alustasid juba enne Minecrafti, ehk siis mingi forever. Aga ei, tore, ma üldse ei kahtle selles, et nii Marek kui Tanel on suur, et ikkagi
mis meil siis selle nimeks sai, Open War, Warhammeri, mis kanalit mina endiselt ei näe, sest mul ei ole avatud see mingil põhjusel, Shadowband. Meil on selline kanal. See on nende, okei, ma sain mingi tagi ja nüüd ma näen seda. Mul on see. Aga ma mõtlesin, ma proovin seda, et ma ätin siin. Aga see mul suggested all ja kui ma clear'in selle, siis okei, see ei ole praegu tähtis. Esiteks mul läks nüüd selle pärast kuradi salvestamine halvasti. Sest teie näod kuulutasid eest ära, aga pole tähtis. Alustame otsast peale. See on asi, millega ma pean hiljem tegema. Ei, lihtsalt ma ütlen, et see on tore ikkagi, et Marek ja Tanel veavad seda Tallinnas vähemalt seda mitte VTC heavy listid hästi optimiseeritud ja maastik optimiseeritud Warhammerit. See on tore. See on tähtis. Mõlemad pooled peavad olema vähemalt elus ja esindatud. Aga me oleme rääkinud siin rollimängudest ja sõjamängust rollimängudena ja ma nüüd tõin Warhammerit siia sisse, aga Styran on tuntud ka, nagu ka Janus, väga paljude mängude mängijana. On mõned mängud. Räägime mingist muust mängust. Räägime laevamängust. Sest ma tean, et teie mõlemad olete suured laevamängu entusiastid ja ka mina olen teinud ühe laevamängu Januse vastu. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ma võitsin selle. Janus, kas ma võitsin? Siin on minu laevamäng. Ei oska seda kinnitada ega ümber lükata. Seega ma võitsin selle. Kui ma oleks kaotanud, siis sa oleks kohe ümber lükata. Janus näitab laevu ja Styran näitas mingit karpi. Mina näitan Styrani värvitud laeva. See on episoodi sees. See tuletab meelde mulle, et mul on võimalus anda Styranile üks minivärvid, et peaks valima midagi välja. Jah, tõepoolest. Minul on kuule, seda on ju nagu isegi näha ju. Kas need on Lego kilbid selle? Kas seal on Lego? See on üleni puidust tehtud, mul oli klots puitu ja ma hakkasin sellega tegelema ja siis ma hakkasin neid kilpe värvima, aga kuna kusjuures see on kõige suurem kompliment, mis saab mulle anda, sest et ainus põhjus, miks ma viikingitest hoolin, on vanad Lego viikingite setid ja ma hakkasin värvima neid kilpe unistusega, et need läheks enam-vähem välja nagu Lego viikingite kilbid. Nii et sa tabasid täpselt 10-sse seda, mis ma soovisin ja põhimõtteliselt ma võin sellele projektile joone alla tõmmata. See on saavutanud kõik, mis ma tahtsin, et see saavutaks. Aga jah, ma nüüd värvin väikseid viikingi kilbikesi, sest et ma tahan neid laevasid nimetada värvitud minideks sel aastal, sest et mul on vaja Svenist rohkem minisid värvida sel aastal ja mul on suured raskused sellega. Eriti kuna Svenil on vist plaanis mingi 1000 10 mm minivärvida varsti. Ma loodan, et ma saan osad neist ise värvida, muidu on kõik väga pahasti. Sven tuleb varsti jälle siia kutsuda, sest ta on ikka täitsa ballistik läinud see aasta oma värvimisega. Ja see oleks crazy, kui teil on nagu see võidujooks minide peale, skaala pole oluline ja lõpuks värvid sinu samba laevamängu 3 mm mehi, mingi paarsada tükki, et ranniku kaitsjad. Lihtsalt üks pinstritorgi on üks mini. Aga laevamäng on tore. Ma soovitan kõigi proovida. Mul mingi hetk need uued mängud hästi nagu lõid ploki ette. Kus siis juhtus eelmine aasta suvepäevadel, kui mängiti seda Drop Zone Commanderit. Jaa, oli see Drop Zone Commander. Ja see Drop Zone Commander. Ja siis mina kustus ei saanud seda isegi proovida suuresti seetõttu, et ma käin suvepäevadel mitte mängimas, vaid saunas ja tahtsin korvpalli mängida, aga keegi ei tulnud. No ikka tuli isk. Igatahes, siis läksime kõik, Janus näitab oma maja, Dropzone Commanderi maja, aga siis läksime kõik koju tagasi ja kõik hakkasid hoogsasti Dropzone Commanderit ostma.
sain minagi endale juba põhimõtteliselt armee välja valitud, mis sealt saidilt, kus oli, ja kes ma nagu olin nagu, et mul on niigi palju asju värvida ja nii edasi ja siis ma lõpuks ei tellinud neid ja ausalt öeldes ma olen väga nõrk, et ma ei tellinud neid, sest nagu üleüldiselt neid mänge vist toimub siuke heal juhul 2-3 aastas ja ma arvan, et noh, mul olekski umbes mängida siin Tartus Janusega ja ma ei saa Janusega isegi mängida neid mängu, mida ma tahaks taga mängida, sest aega ei ole. Ehk siis, aga kuhu ma sellega jõuda tahtsin, on see, et laevamängu jaoks on vaja mingi 3 mini, mis on nagu väiksed ja ta ei ole nagu raske mäng ja ta ei kesta kaua. Ta on nice. Ja ta oli tore, ta oli päris tore ka. Ma siin ka igaks juhuks mainiks, et see, mida meie mängisime, oli natuke nagu demomäng. Et täismängu jaoks on sul minimaalselt vaja 5 laeva. Oh my god, 5 laeva. Okei, ma võtan kõik oma sõnad tagasi, see on sitaks meeles. On siin isegi toredad väiksed armsad. See on mu kõige väiksem laev. See on siuke kujukese kõrval annab skaala idee. Mul ideaalne kaamera setup on selle jaoks. See oleks talle nagu siuke pesukorv või midagi. Jaa. Mul oli mingi asi, mis ma tahtsin öelda laevamängu kohta. Aga see nüüd jääb minevikku. Mängige laevamängu. Jaa, Armada on selle nimi. Kings of War Armada on selle mängu nimi. Meil on isegi kanal selle kohta vist. Jällegi, mida me hetkel ei näe mingil põhjustel. Kunagi oli see Kings of War 10 mm kanal, aga paraku seda ei mängita nimi. Ei, see sai lihtsalt nimetati ümber. Jah. Kings of War. Ei, sisu on alles. Paljude mängudega on see, et nad on lihtsalt arhiivi lükatud ja sisu on ka läinud, aga ei 10 mm mängul. Minu arust isegi nagu positiivsem, et sisu jäi alles. Kas Sven küsib jälle ühe küsimus, mis mulle meeldib ja ma tahaks mitte küsida ainult Tiraanilt seda, vaid meilt kõigilt seda. Aga küsimus on siis siuke, et Tiraan, sa oled palju mänge mänginud ja vaadanud. Mis mäng on sinu arvates puudu? Nagu näiteks mingid spetsminid või mis iganes. Ütleme siis, et sõjamäng, miniatuurimäng. Okei, see ei pea olema sõjamäng, eks? Mul on see vastus olemas. See on asi, mis ma olen alati tahtnud teha ja ma olen tegelikult väga lähedal sellele mängule. See on peaaegu olemas. Ma tahan mängu, kus toimub üheaegselt merelahing ja maalahing. Ja et merelahingus saavad mehed paati pealt alla tulla, maa peale minna ja et maa peal olevad mehed saavad potentsiaalselt mingi laeva vallutada ja sellega sõitma minna. Ja ma tunnen, et Kings of War Armada vajab ainult 3 mm Kings of War'i mängijaskonda ja siis meil on see olemas ja kuidagi need kokku panna. Ja ma tunnen, et ma olen peaaegu seal ja kuna mina oma Kings of War armee tegin lihtsalt piltidena, mis on ruutudel, siis ma saan selle lugeda 3 mm armeeks, nii et ma olen nagu isiklikult väga lähedal oma unistusele, aga ma ei tea, kuidas seda viimast sammu astuda ega kuidas ma sellele kunagi teise mängijale jääks. Mul on siuke tunne, et sellega on see rõõm, et kuna see on nii pisike ja sul on nii vähe vaja, siis tegelikult sa ilmselt saaksid ise 2 mängi asjad kokku ajada ja siis lihtsalt alla, kas keegi tahaks proovida. Sven tõi välja, et Drops on väga palju mängud. Ja see vist on jah sellele vastuseks. Drops on Commanderis on väga palju ikkagi seda, et sa sama teed kõndida jalamehega kui lennukiga. Meremängus on see natuke raskem, et ujud paadin. Sina ujud paadini ja vaimne paneb haigalad lauale. Selleks on DM. Isand. See tuleb ma meelde, ma ei mäleta, see oli mul, Virko oli kindlasti seal ja keegi oli veel, kui me sellest rääkisime. Et see oli just nii, et Star Warsiga sa saad need layerid ajada täiesti insaneiks. Esiteks sul vist on mingi lauamäng, kus on nagu Grand Strategy. Eks ju, siis sul on üks laevade mäng, kus on nagu need suured laevad. Star Destroyed Star Warsis, eks ju. Siis sa saad teha väiksemate laevade skirmishi veel vist X-Wingis. Siis sa saad maalahingut teha Star Wars Legionis ja kui sul on veel mingisugused hiirode vahelised duellid, siis sa saad põhimõtteliselt selle veel teha Star Wars Shatterpointis.
ehk seal on nagu, vist see on nagu 4-kihiline esiteks ja siis see nagu veel hargneb nagu juurteks. Et kui tahaksid mängida sükest hiiglaslikku Star Warsi, nagu mis läheb kihtides alla, siis see on võimalik. Ma tahan, et see oleks üks mäng. Ma ei taha teha nii, et ma teen laevamängu ja siis see mõjutab maamängu. Ma tahangi selle laevaga seilata sadamasse viimasel hetkel, selle all, kui kahurid pommitavad ümber ringi ja siis oma mingid mehikesed sinna tänavatele ajada ja siis laev on tühine, et vaenlane saab sinna sisse minna ja proovida sellega ära seilata kuhugi. See on see, millest ma unistan, see on see fantaasia. Vist Rome Total War 2 olid sellised lahingud ja sellest saati ma olen tahtnud seda miniatuuri lauale panna. Kas see on siis niimoodi, et nagu päriselt selle laevamängu laua peal, kus need laevad on, sa saaksid need miniatuurid sinna selle laeva peale panna või? Absoluutselt. Täpselt sedasi. Ma ilmselt, et asjad töötaksid, su üksus liigub sinna, sa eemaldad üksuse, pane mingi tokeni laeva peale, nad on nüüd selles laevas. Aga kui sa saaks nad sinna otse peale asetada, see oleks veel parem. Okei. See on sul suuremaid laevu või? Või väiksemaid mudeleid. Väiksemaid mehi. Jaanus. 1 millimeetri skaala. Jaanus, mis sinu mäng on, mida ei ole teil tehtud ja mida sa tahaks? Ma kardan, et see mäng on olemas. Ma lihtsalt ei ole seda mängu veel leidnud. Ma tahaks sükest mängu, kus on nagu, kuidas ma ütlen, see eesmärk ei ole teist mängijat tappa ja tegelikult ei ole isegi nagu praktiline teist mängijat tappa. Et sul on näiteks, ütleme, mingi 4-5 tegelast, kes ringi jookseb. Kas sa tahad, oota, kas sa tahad Simsi mängida miniatuuridega? Ei, ma tahaks ikkagi see, et sul on mingi taktikalised ülesanded, kus lähed, teed action'id siin, teed action'id seal. Aga kas või see, et nagu päriselus, et tapmine pole väga legaalne ja siis ta ei tee aga seda. Janus, sa juba mängid seda mängu. Sa ju mängid ajakirjanike Malifaux ja see on ju täpselt, mis nad teevad. Mu vastased ei mängi sõbralikke asju. Minu ajakirjanikud peavad mingi kaabakate vastu mängima, kes üritavad neid ära tappa. Ühesõnaga, sa mängid lihtsalt tavalist sõjareporterit, kes on... Ja viimane mäng, mis meil Helmetiga oli. Helmetiga meil oli siuke olukord, kus meil olid minu ajakirjanikud versus tema prostituudid. Peaaegu keegi ei surnud mängu lõpuks ära. Lihtsalt kõik jooksid ringi ja skeemitasid. See oli väga lõbus, aga väga pikk. Ma ei ole kindel, kas... Mängu üles teadmisest ära minemiseni 7 tundi äkki või? Ma ei ole kindel, et see on hea nagu Malifo müügilause, et ja mul oli Helmetiga mäng ajakirjanikud versus prostituudid. 7 tundi. See 7 tundi on veel täiesti eraldi. Skõrmismäng kus juures. Väga lõbus oli, aga jaa, see oli Helmeti esimene mäng 4. editionis ja esimene mäng 50 Soulstone'iga mõlemale. Et need on siis mingid reeglite järgi vaatamised. Ja, põhimõtteliselt mäng ongi umbes 50 punktine mäng. Jah. Et nüüd ma tahakski minna Põhjala pööripäeva ajal hoopis Lätti, sest Lätis on turniir, kus mängu jaoks on 2,5 tundi. Põhjala pööripäeva asemel, Janus. Jah. Hereesia. Ma saan minna lõpuks põhjus kasutada seda uut rongi, mis sõidab minna Lätti. Jah. Alternatiiv on sõida rongiga Jõgevale või? Seal on asendusbuss kogu aeg. Vihked seda asendusbussi. Ta teeb elu nii raskeks iga kord, kui Tartus mingi üritus on. Issand, kas meil on üldse... Ma tahaks lihtsalt sõita rongiga üritusile. See on ainus, mida ma küsin. Ma sõidan nii vähe rongiga, aga nagu ma olen ikkagi sõitnud, ma ütleks 10 korda viimase paari aasta jooksul. Mina ei ole küll ühtegi asendusbussi neid. Kas sa oled sõitnud viimase poole aasta jooksul? Ei. No vaat, praegu on nii hull asendusmärk. Nad tõid selle bussi sisse, et WTF üritustel oleks võimalikult nõme tulla. See on see ainus põhjus.
järgmine Waterfall kusjuures on Tallinnas, nii et mina pean võib-olla bussiga kohale tulema, et saaks mängida. Aga Tõnis, kas sinul endal on mingi mäng, mida sa ihaldaks? ma mõtlesin selle peale praegu natuke aega. Ja kas sinu vastus on lihtsalt, sa tahaks seda vana asja tagasi, et 2 meest mängivad ja 3. ütleb, mis juhtub? Aga see ei pea olema alati 3., see võib lihtsalt nagu 2 vahel kokku leppida. 3. ja 4. mees ütlevad, mis juhtub. Ei, see oleks... mängivad see oleks juba see Januse unistus, et keegi teine, tema ütleb ja keegi teine teeb laua tema eest seda. Mul läksid mõtted paari suunda, aga nagu midagi siukest, mis nagu täiesti puudu on. Mis on puudu minu arust või mida mina ei suutnud leida mingi hetk kui ma alustasin hobiga rohkem, siis mul käisid ideed igasuguste huvitavate Imperial Guard conversionite juures ja nii edasi. Ja siis ma otsisin nagu siukseid modernseid sõdureid, nagu mingid Operation Desert Stormist ja Iraagi ja Afganistani sõjast ja nii edasi. Ja nagu mingid, ma ei tea, USA hummerid, millel on 50 cal peal ja nii edasi ja nagu could not find shit. Et kui siukseid miisi kuskilt ma saaks teha mingi huvitava Imperial Guard armee. Ma ei tea, Sven ütleb, neid on palju, mina ei suutnud neid leida, ma ei oska lihtsalt. Sven ostis need kõik ära, sellepärast ei olegi saadaval. Sest ütleme, et ma hetkel kindlasti neid ei tahaks ka, mul on nii palju asju, näiteks praegu mul on, ma näitan ka siis mul on Old Worldi kaasapoisid, vabandust, ropensen. Anyways. Otse eetrisse. No sul on ka siluett täitsa näha. Old Worldi kaasapoisid on lava peal. On olnud siin juba paar päeva, sellepärast, et ma olen 14-tunnisied tööpäevi teinud, aga see pole tähtis. Ja teine mõte, kuhu mul läks, teine mõte, kuhu mul läks, oli see, et ma olen eluaegne suur Warcrafti ja Starcrafti fänn olnud. Aga meie sõber see Poolast, mulle Arkaron midagi. Something ju teeb Star Warsi minid. Ma tooks välja, Arkon nagu see üksus Starcraftist, mille järgi nad endale nime panid. Just, see suur sinine pall. Jah, olles väga suur lapsepõlus, väga palju esimest Starcrafti mänginud, siis ma olen excited about those a lot. Siis ma tean, et vähemalt üks inimene Eestis on, kes minuga võib-olla seda mängib. See on hea. Aga selle mänguni on veel aega. On veel aega. Jah. DOS for life. Aga ma tahtsin esimese variandi kohta nüüd kommenteerida, et kas ei karda, et tänapäeva sõja probleem on see, et vahemaad on nii suured, et keegi saadab drooni ühest riigist üles, siis sa pead tegelema sellega lahingväljal, kui see droon tuleb kuskilt teisest riigist. Siis ongi vaja, et need sõdurid lähevad vahepeal laeva peale ja siis laevaga sõidad teise kohta. No ma rääkisin ikkagi siukestest praeguseks juba varsti 20 aasta tagastest asjadest, eks ju. Modernne ei pea tähendama nüüd viimase 5 aasta jooksul, modernne on ikkagi veits suurem ajavahemik. Modernne on väga lai termin. Ja nagu selles suhtes, et sure meil on praegu droonid, aga see ei tähenda, et infantry based, no ma ei taha sellega mängu päris ellu viia, sest päris seda on paha. Aga lähme tagasi lõbusamate teemade juurde tõesti. Aga ma just ütlen Janusele, et see ei tähenda seda, et nagu jalaväepõhine sõjategevus lõppenud on. Seda ei mängita ainult kui Xboxi pulti. Ai, kindlasti. Aga võtamegi siis mingi täiesti hoopis positiivsema teema, näiteks magamatus. Et minu arust, kas sa oled jõudnud mingile üritusele niimoodi, et sa oled välja puhanud, sa oled juba tükk maad enne oma asjad ära värvinud või on iga üritus siuke, et 4 aeg voodisse, 6 aeg bussi peale. Öö otsa värvimist selja taga. Ma julgen väita, et ma päris välja maganud vist pole mitte kunagi olnud.
aga on olnud Nagu- ma arvan, et oli Spearheadi üritus Tartus viimane, kus ma tulin taotlustega, mis mul olid paar kuud varem valmis tehtud. See oli üks esimesi kordasid, kus mul tõesti oli lihtsalt, kõik oli valmis, jumala imelik oli, nagu õhtu enne seda, ma mõtlen nagu, midagi on puudu, nagu ma peaks nagu praegu paaniliselt midagi ette valmistama, aga ma tegin puulusika varakult valmis, kõik asjad. Mina vist tegin selleks puulusika, ma ei mäleta. Ja, sest see oli see odapea ja jah. Ja see oli vist ainus üritus, kus mul oli kõik varakult valmis. Seal ta on, mul on ka üks. Ma sain ka, ma käisin Tallinna odapea üritusel ja viisin sinna üllatuseks lusika ja siis mind saadeti lusikaga koju tagasi, sest et ma kaotasin 3 korda. Endale on ka tore. Eks ta jah, kipub niimoodi minema. Ja magamata. Ma mõtlesin, et Janus hakkab rääkima mingist sellest, et kuidas tal on magamatus ja et kuidas seda ravida või midagi siukest. Magamine on tundub, et selle ravimine on see, et ma peaks ka 4-ni seal üleval istuma, pintsel käes. Võib-olla õpiks värvimagi. No mina tõmbasin endale igas magamatuse liini see, mis oli see teine Combat Patrolli üritus või, kus ma tulin sealt samast, see on see äge uus mini. See on see äge uus meni, ma olen seda värvinud eksklusiivselt ajavahemikus kell 5 öösel kuni 7 öösel, sest et ma pole veel magama jäänud. See on halb. Oi jah. See on väga halb ja ma olen nõus sellega. Ei, see teine Combat Patrolli üritus, kus ma olin Ken klubis ise tööl kella 5 öösel, läksin Januse juurde magama, et hommiku asjadega peale võtta. Jõudsin vist 5:30 sinna, magasin 7-ni. 6 jäin magama, umbes magasin 7-ni, järgsin üles Janus peale ja Kenni tagasi. Vahepeal oli koristaja käinud, mis on tore. Selgelt meeles see Malifu üritus, kus ma tulin kohale ja siis Janusega tegin mängu, aga kuna ta oli turniiri organiseerija, siis ta lubas mul lõpetada mängu ja minna magama lava peale, sest et ma olin nii väsinud. Kas see oli Double Trouble või? See oli Double Trouble jaanuaris. Ma mäletan, et Styran oli seal pikali. Ma mõtlesin, et mis ta teeb huvitav. Tuli välja, üritas magada, aga ma vist vähemalt ühe korra segasin teda. See on üks oluline osa Malifo ürituste looris, et keset turniiri väike power nap. Aga ma sain aru, et see aitas sind kõvasti edasi mängude 2 ja 3 osas, nii et... Ma seleta, ma ei oleks koju jõudnud sel päeval enam, aga mängud läksid fantastiliselt. Teeme pausi hobisse. Ma lubasin, et me läheme isiklikuks. No nii. Mina sind ka, Tõnis. Väga hea. Vali nüüd sobiv tegusõna. Ei. Et me siin eelmised oleme ka pinnanud igasuguse muu meedia lihtsalt küsimusega ja mina näiteks alles hiljaaegu vaatasin ühte väga head filmi. Võib-olla ma räägin sellest, võib-olla mitte. Aga küsime filmi kohta. Kas sa oled viimasel ajal vaadanud head filmi esiteks? Keegi läks ära selle peale, me filmi teemal läksime. Ma ei mäleta selle filmi nime, aga ma saan selle kiirelt leida. Ja see oli hea film ja see ei olnud uus film. Muidugi. Sa võid kirjeldada nii kaua, kui sa otsid. See on ka mingis mõttes võib-olla isegi... Mille järgi sa näiteks otsid? Kadunud kunst. Mul soovitati seda filmi. Ja mulle ei öeldud, mis seal sees on ja siis ma vaatasin seda ja ma olin suhteliselt üllatunud. Rocky Horror Picture Show oli selle nimi, mis on vana klassika ja see on film, millesse ma tunnen, et pimedana sisse minemine on nagu ideaalne, sest et see on lihtsalt meeletu kogus huvitavaid laulusid, huvitavaid visuaale ja kõike ja see on nagu täiega lahe film. Ja see ei ole asi, mida ma ise välja otsiks, aga ma tunnen, et nagu väga lahe. Ma olen üldse muusikalid ja ooperid ja asjad on minu jaoks suhteliselt uus maailm, sest et ma ei ole väga muusikainimene olnud, aga ma hiljuti olen hakanud neid asju vaatama. Epic the Musicali kuulasin hiljuti ära ja see on Odüsseia, aga muusikaliks tehtud ja väga lahe. Sellel on siuke tore fanbase, kes lihtsalt
võttis kokku ja animeeris terve selle muusikali ära, lihtsalt iga laulu kõik koos ja on siuke tore jutuvideo kahetunnine, mis on lihtsalt terve muusikal animaatikutega tehtud ja see on täiega lahe. Okay. ja Rocky Horror Picture Show vist see on tõesti klassika, mida mina ka ei ole näinud, minu kokkupuude sellega on siuke asi nagu raamat ja mis on ka filmis tehtud, Müüril läks olemas iseärasused. Kui ma nüüd ei pane pange, sest minu arust see oli see raamat ja film, kus nad nii-öelda tegid seda horror show'd. Ma ei ole raamatuga tuttav, nii et ma ei oska seda kinnitada. Filmi neid või? Ma ei oska ka mina ümber lükata ega kinnitada. Poe tähtis filmide teema. Janus, ma tean, et Janus ei kuula helisi. Janusega muusikast ei saa väga rääkida. Aga sa filme vaatad ju? Anna andeks. Viimase 2 nädala jooksul ma olen vaadanud sükest filmi nagu The Green Book, mis on päris hea film. Ma veel lõpuni ei ole jõudnud. Ja nagu selles viimase 2 nädala jooksul, et ma olen nagu iga õhtu korduvalt vaadanud. See on umbes 1,5-tunnine film, mida ma olen vaadanud vahepeal 20 minutit, vahepeal 5 minutit. Ei. Ma nagu aktiivselt vaatan seda, siis ma panen pausile, et midagi muud teha ja siis võib-olla õhtu 2 hiljem vaatan edasi. Ma ei suuda nii ei saa filmi vaadata. See on see, kuidas mina filmin vaatan. Et ma olen, hetkel ma pakuks, et ma olen umbes 4/5 filmist ära vaadanud. Ma olen väga elevil, kuidas film lõpeb. Film on tegelikult nagu väga laheda ülesehitusega, väga laheda sisuga. Aga jah, päris pikk film, circa 1,5 tundi. Võtab ikka mehest nädala 2, et läbi vaadata. Okei, ma ei saa, see on muidugi omaette kuradi tegevus. Ma muidugi ei ole ise ka süüst puhas, et ma tegelen ka väga hullu brainrotiga ja nagu ma tean seda filmi, millest Janus räägib, eks ju, ma tean seda filmi, millest Stilan rääkis ja suuresti seda, ega ma ei vaata neid filme, aga ma scrollin, issand, tagasliinis, mul on siuke double chin, et ei saa. Aga ma scrollin YouTube shortse religiously vahepeal. See on halb tegevus tegelikult, see on halb tegevus. Sa lihtsalt mingi vaatad highlight'e filmidest ja saad umbes plotti teada ja sa ei viitsi enam filmi vaadata. See ei ole hea. Ei, aga samas jällegi sealt mingi hetk ta nagu tutvustab sul mingistele filmidele, mida sa muidu võib-olla ei oleks ever vaadanud. Ja seda ka selle filmiga, millest ma alguses rääkisin. Ma alles vaatasin ühte filmi, mis tekitas must tundeid ja ma ei eeldanud, et ta nii hea on. Ja selleks on Sinners. Uus, väga värske film selle B. Jordaniga ja veel asjadega. Soovitan vaata. Ma spoilima ei hakka. Ma üldse spoilima ei hakka, sest ta on siuke ta algab nagu ühe filmina ja siis ta muutub teiseks filmiks. Ja mõlemad on head. Aga ma soovitan vaata. Ma rohkem ei ütle midagi selle kohta. Paneme ühe, okei. Ma üks tahaks mainida. Kust mina jõudsin Green Bookini oli ka see, et kõigepealt YouTube näitas mulle mingi 20 shorti selle kohta ja siis ma olin nagu, vaataks nagu konteksti ka üle, vaata. Ja see on päris hea. Samamoodi hiljuti ma vaatasin, mida YouTube short soovitas mulle mingi, kas näki Hidden Numbers või midagi, kus mingid tumedanahalised naised töötavad NASAs ja siis alguses on hästi rassistlik ja lõpus on natuke vähem rassistlik. Teen põike miniatuuride juurde tagasi, sest Sven on küsinud küsimuse juba 9 minutit tagasi. Stiran, kas sul on mõni mini kunagi käes olnud, mille sa oled enne värvimist ära pannud, sest sulle ei meeldi see mini? Ta otsib seda mini, see on olemas. Ei? Mul on mingi mälestus, et mul oli see tunne ja ma tean, et see on kuskil siin lähedal. Aga ma ei tea, kus ta on.
ja ma ei mäleta, mis nii mini sügaval ära. eks ole. kas sa otsid mälestust või mini? Ükskõik kumba ausalt öeldes, kui ma, kui mul oleks midagi, millest kinni võtta. Okei, ma tunnen, et mul kipub pigem olema vastupidi, mis on see, et ma näen kas mingi box renderit minist või ma saan teist kätt mingi mudeli ja siis ma vaatan seda käes ja mõtlen, see on tegelikult palju lahedam, kui ma arvasin, et see on. Ja mul ei meenu see vastu, ma tean, et mul on olnud enam-vähem hiljuti see kogemus ja ma panin selle mudeli, ma tean, mis mudel see on ja see on seal üleval. Üks hetk, ma pean kapi otsa ronima kähku. Tal on püksid jäles. Kui ma kukun, siis õnneks on. See ei ole siuke saade, see ei ole siuke saade. Mind häirib see mudel, see on Conquesti mingi võlur ja ta on liiga pikk, ta on valedest kohtadest detailne ja teist kohast on detaile puudu ja ma nagu, mulle meeldivad nii paljud Conquesti minid. Aga see mudel, mille ma Sveni käest sain, sellepärast ta naerab praegu, ma ei mõista teda. Ja miks tal on ogaline lont? See ei ole asi, mida võluril tarvis on. Ma vaatasin alguses, et see on Protoss Star Warsist oma selle ta nagu proovib olla nii palju asju ja ma tunnen, et ma saaks teda kuidagi muuta ja siis ta oleks väga lahest. Tal on suurepäraseid elemente siin, aga ma ei ole veel välja mõelnud, kuidas ma teda muudan. Et jah, see on minu vastus sellele. Aitäh, Sven, küsimuse eest. Sinu käest saadud mini väga lahkelt on see vastus. Ma usun, et Svenil on minisi, mida ei suudaks ka mina värvida. Aga ma arvan, et minu läbi on kõvasti madalam kui sinu oma. Sest ma olen umbes 3 korda oma Ogorite Spearheadi suurt niasarviku vankrit kätte võtnud, vaadanud selle otsa ja olnud nagu ma ei viitsi, siin on nii palju detaile, ma ei taha. Pannud selle kasti tagasi millegi muu juurde ja liikunud. Isegi mina selle sama mudeliga olen niimoodi käitunud ja nüüd mul on ta tükkideks võetud, et sellest goblini masinaid ehitada. Ja need tükid on kuskil. Küll nad välja tulevad ka aeg õige. Jaa. Või natuke pärast seda. Või natuke pärast seda. Aga mis sul praegu? Mis põhiasi praegu laual on? Mis meil põhiasi praegu laual on? See on küsimus, mis siin saates ikkagi käib. Mis on see, kui sa nüüd kaamera kinni paned ja Discordi kinni paned, mis sa värvima hakkad? Seda värvima, aga ma peaks seda värvima. Või kokku? Mul on siin ühed mudelid. Nad on otse mul siin käeulatuses väga kergelt. Ja need on, minuni jõudis üks Witcheri lauamäng tükk aega tagasi ja ma olen mänginud Witcher 3 jälle, sest et see mäng tõmbas mind endasse. Ja mul on siukene probleem, et ma olen meeletult inspireeritud neid mudeleid värvima selle lauamängu jaoks, sest et ma mängin seda arvutimängu. Aga ma ei värvi mudeleid, sest et ma mängin seda arvutimängu. Nii et ma olen natukene kahtepidi kinni ja ma kardan, et kui ma selle mängu ära mängin, siis mu inspiratsioon saab otsa ja siis ma enam ei viitsi neid mudeleid värvida. Kas see on old? Aga nad on siin olemas. Mis asja? Mitte old. See on Path of Destiny, kus on kõik need karakterid, kellest sa hoolid, mitte suvalised Witcherid. Okay. Ja need on väga toredad minid. Üllatavalt head lauamängu minid. See tundus nagu isiklik rünnak Witcheri mängu osas. Mina kusjuures värvisin oma Old Worldi ära peale seda, kui ma Witcher 3 läbi tegin. Seal ei olnud palju aega vahelt. Mingi 2 kuud või? Või noh, okei, see oli... jah, ma mingisugune mais lõpetasin Witcher 3 augustis. Mulle kingiti Old Worldi, siis ma paari kuuga värvisin ja laurud mööda mind. Ma ei usu, et see inspiratsioon kaob. Et võib teha ka arvutimängu hobi. Vähem minisid siin, kui Old Worldis on. Nii et ma arvan, et see on tegelikult... sest mul on 5 mini vaja värvida base mängus ja siis nende väiksed tokenid, mis on poole mini suurused. Nii et nagu see ei ole suur töö ja expansion on ka, aga nende peale ma veel ei mõtle. Et jah, see on see, mida ma tahan teha kogu hingest ja siis teine asi on, mul on Turnipi armee 2 kindlat, kes mulle... Ja nendega mul on värviskeem
käsnadega, ma saaks nad värvitud poole tunniga, ma arvan, nad mõlemad. Aga ma ei ole seda teinud, sest et nad on viimased asjad ja projektide lõpetamine on raske. Turnip on ka mingi asi, millesse, ma ei tea, ma tahaks siseneda või midagi. Ja see on nagu, sa võid selle armee teha ükskõik millest. No, see on jällegi see sama Games Nighti Tom ja Ben ja jookskest, issand, Tom tegi vist endale mingisuguse suure hiiglase sellest Briti, sest see dinasõduri kujust, eks ju, mis on nagu see pähklipurujast. See sõduri. Ma olen Sveniga pikal autosõidul kuulnud selle armee kohta, aga ma ise seda armeed pole veel näinud. Mul on peas väga lahe kujutlus sellest armeest. Ja ma mõelnud ka, et võiks ka midagi ägedat välja mõelda teha, aga ma olen too much to do, too many hobbies ja nii edasi. Võib-olla kunagi jõuan sinna. Turnip on äge. Üldiselt vist on mulle jäänud siuke mulje. Ma muidugi ei ole mänginud, ma ei ole ühtegi Battle Reporti vaadanud, aga mulle tundub, et nagu inimesed, kes on hobis pikalt olnud ja kes nagu just nagu kaotavad siukse, et ma ei taha just mingi competitive Warhammer mängida või ma tahan midagi, just nagu chill ja äge ja nad väga nagu graviteeruvad sinna poole. Aga Janus, kellel on Saaremaa vesihuulte peale, kelle põlv on katki, kui rahvas ei tea, siis mis sinul laua peal on? Milline sissejuhatus küsimusele? Tegelikult ma pean tunnistama, et ma olen lausa süke vend, kellel on Saaremaa veepudel, kuhu ma oma kraanivee olen sisse pannud, nii et ei ole vaja brändi soetada. Tartu vesi. Tartu kraanivesi, parem kui Tallinna. Mul on, täna on puhkuse esimene päev, nii et ma vaatan tulevikku väga helgelt hetkel. Üks projekt, millega ma tahaks alustada, on see siin. Ei näe. Oi ei. Võta see maha. Oh no. Need on cards. Ma arvan, et see on ohutu pakkumine. Pagan. See ei ole, või noh, see on natukene card. Kas see on Beastman? Eks ole, see on see teine card. Võib-olla ei ole, okei, ma võtan filtri maha. Ma katsun karpi niimoodi hoida, et ei näeks, et ma väga palju ei koristanud. Mul on ka kaamera üles pööratud selleks, et ma ei peaks midagi valmistada. See on karbi täis igasuguseid nagu valvureid, niisama NPC-sid, siin on paar hobust, mingid rotid. Mis on siis üks asi, mida ma tahaks teha. On siuke uus lahe mäng, mille kohta ma hiljuti teada sain, kus sa saad olla linnavalvur. Keskaegses linnas ja sa käid ringi, sul tulevad mingid ülesanded, et võib-olla nüüd mingi noobli härralt varastati rahakott ära, otsi siuke NPC üles, viida vangi. Et see on üks asi, mis ma tahaks kindlasti oma puhkuse jooksul nendega mingi suure edusammu ära teha. Ja teine asi, mis kahjuks on teises toas, ma ei hakka seda ära tooma, on see kokkuvolditav maastik, mille jaoks ma olen igasugu erinevaid asju ostnud. Täna just ostsin uue värvi endale, mida ma tahan proovida. See on siuke heledam pruun, mul juba tumedam pruun oli kodus. Siis ma ostsin siukse purgitäie washi maastiku jaoks. Tundus siuke mõistlik idee. Ma käisin poes ja ostsin käsnad endale, millega proovida. YouTube'i videost vaatasin, kasutas sarnaseid käsnasid. Mõtlesin, et proovin ise ka. Et umbes siuksed plaanid on minu järgmise 2 nädala jooksul. Mul ideaalne puhkus on siuke, et ma ei pea kodust ära minema. Sa ka ei saa kodust ära minna? No mul on umbes 2 nädalat puhkust. Kui ma saan vähemalt 12 päeva kodus olla, siis see on nagu ideaalne. Sulle küsimus, Janus. Nagu ma olen nõus poes käima, aga kaugemale väga ei tahaks. Küsimus on selline. Sa rääkisid sellest valvuri mängust ja kõik, mis sa ütlesid, kõlas lahedalt. Ma nägin, et sa kirjutasid selle kohta millalgi mingis kanalis kuskil kunagi. Ja ma ei jaksanud seda teksti läbi lugeda, aga kõik, mis sa praegu ütlesid, kõlas väga hästi. Kui mul on karbitäis umbes 50 värvitud linnakodanikku ja mul on karbitäis umbes 30 eri sorti valvurit, kas mul on olemas kõik, mis mul selle mängu jaoks vaja on? Kahjuks mitte. Ta on natuke liiga kaardipõhine ja ma ei mõtle nagu mängukaardipõhine, vaid tal on omad plot-kaardid, skeem-kaardid, valvurikaardid, mis 6 aja pärast tulevad eraldi tootena
mida ma kavatsen, ma loodan, et see tuleb siis ka soodsama hinnaga, mida ma kavatsen tellida. kui see üles läheb, ma võin sulle äti teha, võin lausa avalikult äti teha, et kui keegi teine ka tahab. ja noh, kui me koos tellime, siis on ka shipping soodsam. et mina kindlasti tahan seda mängu. kas sul lipsi? minid on sul kindlasti olemas. mul on terve saate olnud Kiki lips sees. esimest korda panin tähele. Saade on ikkagi sihuke fancy, et kvaliteet aina tõuseb iga episoodiga. ma tean, kui sa tahad näha fancy, kui sa tahad näha fancy't, siis mine vaata palun Adeptus Estoniaks Blood Bowli finaali castimist. ja ma igaks juhuks mainin ka selle asja ära, et noh, roheline lips, siis ma mõtlesin, ma panen oma rohelise AE pusavata representi värki. Retsilt palav on. Ma olen läbi vettinud. aga ma mõtlesin, ma ei hakka keset episoodi striptiisi tegema. ma nagu mingi hetk oli nii soe ja nii palav, et prilliklaasid läksid uduseks ja ma ei näinud, mis ekraani peal toimub. mingi hetk oli nii palav, et mul oli siuke tunne, et ma võib-olla kohe läheb süda natuke pahaks või minestan, aga ma olen läbi päästinud. ma näitan uuesti siis, mis mul on. Ma panen Oldworldi kaose tervet karpi kokku. Alustasin 16 kahe käe mõõgaga mehest, kellest on koos 6. Ma lubasin esmaspäeval panna kokku 16. Ei jõudnud ja siis mul tuli teisipäev, kolmapäev, neljapäev, ma olin Tartu Rock Festivalil. Aga goal on suve lõpuks tahaks reaalselt nagu värvitud saada kõik 44 mini. See on crazy minu kohta. Ma ei värvi nii kiiresti minisi, aga kuna need on kaasasedalased, see on nagu mustaks, riide ja nahaosad pruuniks ja noh, niivõrd kuivõrd, eks ju. Kui sa oma kaartil õigesti mängid, siis sa võib-olla pead ainult 43 neist värvima. Okei, et ma teen ühe katki või? Et sa saad ühe minu kätte anda ja ma värvin selle ise ära. See on väike callback asjale, mis varem oli podcast. Tõsi. Ühesõnaga, et mul on 32 jalaväelast. Mul on siuke tunne, kõik said aru peale Tõnis. Mul on 32 jalaväelast, kes 31 on niimoodi poole persega värvitud ja siis üks on nagu ilusaim minever. Ma ei ole kindel, kes ma tahan seda. Võib-olla. Miks, kas sul ei ole mingi kindrali või kedagi või? Ei, seal karbis ei ole. Sellist kindlat väejuhti. Seal on 2 16-mehelist skuadi, siis seal on 2 5-mehelist rüütlite skuadi. Üksust, see ilmselt ei ole skuad. Skuad on siuke fortikeisena. Isegi ei ole vist fortikeisena. Ja siis seal on 2 seda vagunit, ei. Seda asja, mis kaarikut. Ja ma ei teeks Tiranile kunagi midagi sellist, et ma annaks talle kaariku värvida. See on jube, ma pean seda ise, selle kannatuse ise läbi elama. Jaa. Aga mis on kõige suurem mini, mis sa oled kellelegi teisele värvinud? Mitte endale ilmselt üks gargantidest, aga... Mul on kohe üks mini peas ja ma kahtlustan, et ma arvan, et Lionel Johnson on vist kõige suurem mini. Ma ei ole nagu väga suuri asju teistele teinud minu arust. Mul oli jah see tore, et pakkusin, et hei kuule, võin sulle ühe mini värvida ja siis härra tuli julgelt minu juurde, ütles, et see on see üks mini ja tead, mis oli? Aga see oli hämmastavalt, ta on üks mu lemmikminist, mis ma olen värvinud, see võttis ainult 5 tundi ja see oli super lõbus kogemus. Nii et nagu, ja see 5 tundi oli koos sellega, et ma magnetiseerisin talle 2 eri pead, sest et mulle meeldisid 2 pead tal ja siis ma värvisin need mõlemad. Millised pead sa valisid? Ma valisin, üks pea oli see Tywin Lannister ja teine pea oli... Vist oli tiivuline kiiver, sest et tiivuline kiiver on tore. Need on vist populaarseimad valikud. Kuigi just hiljuti Ergoga arutasime seda, et kui kõik 4 pead ära magnetiseerida, saab teha mingi siukse olukorra, kus ta lahingväljale tuleb, vaata, see on ohutuskauguses, mütsi pole peas. Siis kui lahing edasi läheb, siis ta paneb selle tiivulise mütsi pähe, natuke läheb lahing edasi, lastakse
tiivad pealt maha, siis tal on see tiibadeta kiiver ja siis ta lõpuks tõmbab sinna kapuutsi peale või midagi. sellest vihma hakkas et saada. sihuke narratiivne mini. Kuule, aga Svenil on jälle küsimus ja see on jälle Stiranile suunatud, aga ma küsiks jälle selle meilt kõigilt. Mis on su esimene mänguasi, mis sul oli, mis sulle meelde tuleb? Stiran? Mul esimene on nagu tegelikult, mul on väga selge pilt sellest. Mul on kaks vastust võib-olla. Mul on meeles nagu päris mänguasjana, mul oli mingi punane, kas Lego Tuplo auto või mingi selline, mingi auto, mida sai mööda maad veeretada. Ja mul on sellega väga selgelt meeles lapsepõlvemälestus, kus ma ei viitsinud tuba koristada. Ja siis ma ütlesin, okei, no ma proovin siis. Ma panin selle auto kasti ja mul oli mingi nagu lightbulb moment, et iga ese, mis sa eemaldad, teeb ruumi puhtamaks. Ja nagu see on nagu märgatav muutus, nii et toa koristamisel on mõte. Ja noh, ma olin äkki 3-aastane siis, aga see oli minu jaoks nagu suur breakthrough, et koristamisel on põhjus. Aga võib-olla veel enne seda, võib-olla pärast seda, ma ei ole täpselt kindel, kui vana ma olin kummagi puhul. Mul oli kaardimäng, sest et mul lasteaias Yu-Gi-Oh muutus populaarseks, aga kellegi polnud raha, et Yu-Gi-Oh kaarte osta, nii et mina ja mu sõber tollal, kellega ma endiselt nüüd ikka suhtlen D&D-d mängin, temaga me hakkasime ise mängukaarte joonistama valmis ja väga kiiresti muutus koletistepõhiseks lahinguks, kus võitis see koletis, kellel oli rohkem lõpmatusi tema rünnaku ja tema kaitse juurde kirjutatud. Ja sellega mul on meeles väga, väga põnevaid ja lõbusaid hetki. Jaa, ma olen isegi vist, olen ka ise mingeid mänge teinud, ma ei tea, kas ma olen ka oma Yu-Gi-Oh eras mingeid kaardimänge üritanud disainida. Yeah. Aga ma tavaliselt lasen Janusel enne ennast vastata, aga ma praegu vastan ise, sellepärast, et sa ütlesid Tuplo ja minul on see sama. Okei. Mul oli ilmselt ka mingid Kaisu mänguasjad enne seda, aga see on kõigil, eks ju, see ei ole tähtis. Aga mul tuleb ka esimesena silme, et lasteaiast, ma tean isegi täpselt, mis Lego Tuplo mul oli. See oli ka Lego Tuplo, aga see oli niisugune 3 rattaga paik siis, nagu mootorratas, kus peal oli kiivriga Lego Tuplo mees, kelle käes oli kaamera. Ja ta oli nagu mingi 3-rattalise mootorratta peal olev kaameramees. And I loved it. Best thing ever. Ei tea, kus on kadunud, ära visatud. Janus, mis Lego Tuplo asi sul siis lapsepõlves meelde tuleb? Minul ei olnud lapsena Tuplo. Ta on Jõgevalt ikkagi. Siuke elu oli. Ja ma olen Jõgeva alevikust, mis on kilomeeter eemal. Vähem asula, aga tehniliselt asula. Mis asula? Olin seal esimesed 19, Jõgeva alevik. Olin seal esimesed 19 aastat. Igal juhul, kui me jätame kõik mingid pehmed Kaisu asjad kõrvale, siis mul olid siuksed, termin äkki selle kohta on G.I. Joe, aga nagu off-brand G.I. Joe'd, mingid käed liikusid ja neil olid, kõik käed olid siukse kujuga, sinna sai mingid relvi panna, neil oli mingi lisavarustus, nagu mingid köied ja asjad. Siis ma mäletan seda, et ma mingi crazy palju mängisin nendega. Ja nüüd mingi äkki siuke, ma ei tea, ütleme 8 aastat tagasi, ema leidis neid kuskilt keldri põhjast umbes üles, pakkus mulle, ma ei oska nendega midagi teha, vaata. Ja siis mõned aastad hiljem ma olin nagu, kus need said? Ma saaks mingi laheda kaose teemani või midagi neist ehitada. Aga need vist on kahjuks nüüdseks ajaloo pimedamatesse tubadesse peitu ära läinud. Ära visatud. Aga jah, ära visatud või kadunud mänguasjast, siis mul on ilmselt, ma tean, et mul oli see suur Lego piraadilaev kunagi, mis praegu second hand marketist netib mingid uskumatuid summas. Mul on ka see lugu, mul oli, kas Lego Castle vist oli, mul oli see suur loss ja see oli kõige lahedam jõulukink, mis ma olen kunagi oma elus saanud. See põhimõtteliselt sõjamängud juba,
sest seal on need mehikesed ja siis sa teed nendega lahingut. Coolio. Ei olnud väga legosid, mängisin nende, noh, ma arvan, et nad olid umbes nii pikad mehed, kellega ma mängisin. Jah, ei mul on neid. Suure skaala seda. Mul on neid ka olnud, aga endiselt ma tegelikult tahaks teha legodega mingit sõjamängu ka. Ma tean, et seal on reeglid actually kirjutatud. Aga nagu, ma ei tea, they land so good. Nagu täpselt jälle me jõuame tagasi Geeniuse Benni juurde, eks ju, Games Nightist, kes on teinud vist nüüd 2 korda seda, aidake öelda, mis teise maailmasõja. Bolt Actionit legodega. Ja ta on vist mõlemal korral nüüd ehitanud terve maastiku ka nagu legodest. Ja hävitatud maastik, selles on nii lahe. Yeah. Mulle väga meeldis see, kui oli see, et nad lasin mingi kiriku katki. Teate mis? Ja siis nad võtsidki kirikult juppi ära nagu. Yeah. Ikooniline moment. Ma tahaks peaks ise ka tegema mingit maastikku. Vaata, nüüd mul on 3D printer, ma saan relatiivselt soodsalt maastikku teha. Ja siis meil on väike haamrike või midagi. Ja siis kui sa tankiga maja seina, see paugu ära, vaata. Juppe pritsib. Nojah, järgmiseks mänguks prindin uue. Mul on ka Bolt Action kindlasti. Mulle üks demo mäng, mis ma siiamaani teinud, Sven tegi mulle demo mängu jättis, nii et mul on Bolt Action on kuskil seal siin tegelikult riiulis kinni, et tahaks tellida. Aga jah, ikkagi minisin nii palju, mida värvida. See on meie, ma usun ikkagi peaaegu kõigi suur, noh, ütleme siis niimoodi, et see on kõigi, kes mängivad rohkem mänge kui üks probleem. Ja tihti ka nende, kellel on ainult see üks, ütleme siis okei. Ja väga tihti on see üks mäng 40 000. See ei ole halb, aga see ei ole ka hea. Proovige muid mänge. Rääkides sellest, siis meie Eternal 40K mängija Marek on tegelikult küsinud küsimuse mitte 40K kohta. Stiran, sinuga on olnud mul ühed ägedamad AOS lahingud. Kuidas sulle uus edition meeldib? Mitte Spearheadi osa, see pidi hää olema, suuremad mängud siis. Kas seal saab ka sama eepilisi lahinguid? Ma olen mänginud rohkem 2K mänge 4. editionis kui üheski eelmises editionis kokku. Ja ma arvan, et suur põhjus sellel on see, et mulle hirmsasti meeldivad kõik muudatused 4. minekus. Sest et mulle lihtsalt tundub, nagu nad lõikasid ära kõik nagu tüütud ees olevad asjad, tegid reeglid natuke lihtsamaks, aga see on endiselt nagu need jäid huvitavaks, aga need ei jää sulle enam ette. See on minu nagu suur tunne. On kritiseeritud seda, et Battletomeid on igavamad, nii et seal ei ole nagu nii palju nagu flavorit sees, aga nagu lihtsalt mänguna, mida mängida ja reeglistikuna mulle hirmsasti meeldib 4. edition. Lihtsalt kõik selle juures nagu tundub nagu on paremaks läinud. Seal on mingi veidrused loitsudega, et loitsud on nagu liiga head, kui sa summonid asju, aga minu lahendus on see, et ma ise ei summoni asju ja kui Andrew summonib oma suuri asju, siis mul on võlurid, kes ütlevad ei selle kohta. Ja siis ma ei pea selle osa pärast muretsema. Aga jaa, ma absoluutselt armastan seda ja ma tunnen, et nagu ma tahaks kohe praegu mängida 2K mängu AOS-i, kui mul oleks keegi kellega mängida, sest et nagu Suts on vahele? Jaa. MTÜ-l on nüüd peale 1632 olnud üsna siuke puhkuse suvi, välja arvatud võib-olla Januse mingid WTF-od, aga neid me väga ülejäänud ei jälgi. Aga siin Virkaga lihtsalt mingi rünnatakse otse eetri. 2 päeva tagasi arutasime, et kui midagi teha suvel, siis võib-olla AOS-i, mitte Spearheadi, võib-olla ka mitte päris 2000 punkti, see on veel otsustamisel, aga et jah, kui midagi MTÜ-lt veel suve lõpus tuleb, siis ilmselt AOS-i mingi 1000 või 2000 või kuskil sinna vahele. Praegu ma mõistsin, et ma ei ole 4. editionit mänginud ühelgi muul viisil kui 2K või Spearhead, nii et ma ei oska kommenteerida, kas see töötab väiksemate punktidega, aga 2K on suurepärane. Teiste numbrite kohta peab kellegi teiselt küsima. Mina väga ei tahaks mängida väiksemat kogust, sest
minutist 1000 punkti juures on 4 mini. 4 mini ei ole väga hea kogus minisid. ma arvan, et seal tuleb okei, ma võiksin spämmida try'edeid, aga nagu nad ei ole head. vaatame, äkki saame selle MTÜ podcast'iga ära teha varsti, siis saame seal igast asju jaurata. Et kuigi... just tuli uus Channel's Handbook, nii et võib-olla Druidid nüüd on head. Sest et mäng nagu muutus suuresti. See, kuidas objective'id töötavad ja kõik, nii et nagu kõik on võimalik. Suur mure on see, et nende tõenäosus midagi tabada on suht väike. Nende suur eelis on see, et teid on 10 tükki. Ja siis jooksevad ringi ja teevad asju, mida saab teha ainult 10-kesi. Ma ei tea, ma mängin goblineid, Janus, nii et mul on tunne, et sul on raske üle trumbata kasutada rünnakute maailmas. Tõsi. Nagu goblinitega võrreldes meistersõdalased. Kõige muuga võrreldes raske. Muidugi siin on ka see, et mu ülejäänud armee on suured koletised, kes ilmselgelt teevad suure koletise asja, mis peabki olema parim. Et kui mu koletised ka nii harva pihta saaks, siis pisar tuleks mängu keskel. Kell on palju. Kuigi, kui ma mängisin kunagi RR4-l lihtsalt ignoreerisid Stiraani, siis Turthu, kõik asjad olid 2+ või midagi ja ta ei saanud terve mäng millegagi hakkama. Ei, mängu lõpus tal õnnetus, kes ta suri selles lahingus koheselt. Jaa, see oli raske. Januse jaoks ei ole kell palju. Minu jaoks on ja sellest, kusjuures hetkel on see juba by far kõige pikem episood, mis me veel teinud oleme. Tõesti. Me võime kalli sõbra uuesti külla kutsuda, kui meil saavad mingi ring läbi käidud. Me võime kohe järgmiseks episoodiks ka. Homme uuesti. Et lihtsalt, ei, praegu jätkame, vaata, see lihtsalt 3-tunnise kõne ja siis ta poole pealt lõikad poole. See on see järsk muutuspunkt, kus järgmiseks episoodiks me lihtsalt kutsume 4. inimese ja lihtsalt hakkame lisama inimesi juurde. Ja siis me jõuame Januse soovitud pubiõhtuni. Täiega vahva. Tavai. Kui meil on 5 inimest, saame juba rollimängu teha ja nagu kõik on võimalik. Igaüks saab veel viimase küsimuse. Kas Tiraan saab viimase küsimuse, mida meilt ja vaatajatelt küsida? Aga ma alustan, sest mul on tegelikult algusest peale see peas nagu veits tolknenud. See ei ole isegi hea küsimus võib-olla. Aga sa oled hästi palju mänge mängid ikkagi. Miniatuurimänge, eriti sõjamänge. Aga ränki mulle enda jaoks, ja sa ei pea isegi neid mänginud olema selleks, et neid ränkida. Või nagu top 3 Games Workshopi mängu. Issand, okei. Ma olin valmis, ma olin formaada. ma tahtsin. Number 1. Okei, ma ei tea, kuidas number 1 ja 2 lähevad, aga ma arvan, et ma mõtlen 3 välja. Sest ma olen ühe kahes natuke ebakindel. Ma arvan, et number 3 vaatan jälle abi otsivalt ringi. Sest et ma ei tea ühtegi 3. head mängu neil. Vist. Ainult rünnakud. Aga midagi peab olema. Mul on nii palju kujukesi. Janus, ma arvan, et Old World on hea mäng. See tundub lahe. Ma olen ühe korra kõrvalt korraks näinud seda. Tead, ma ka loodan, sest ma ostsin 44 mini sinna, ma ei ole isegi kõrvalt näinud seda mängu. Aga ma ei tea kummas järjekorras ja ma arvan, et ma ei lukusta seda, aga Warcry ja Age of Sigmar on minu top 2. Ja Warcry, mul on tunne, et Warcry praegu natuke rohkem, sest mul on lihtsalt hirmus lõbusad mängud olnud Jaaniga hiljuti Warcrys ja ma tahaks nagu, see on nii kiire ja tore ja me tegime Tapanutat, mis on siis Guild Teami mudelitega Warcry ja see oli ka väga vahva erireeglid ja kõik. Aga nii et ma arvan, et see on praegu number 1, et ma olen sellist värsket mul niimoodi sees, aga Age of Sigmar ka mulle lihtsalt siiralt väga meeldib mänguna. Et see on 2. 40k doesn't even make the list.
on seal 40 000 juures. okei. Janus, sinu küsimus. See on hea küsimus. Minu alustaks sellega, ma ei tea, miks ma niimoodi alustan oma küsimust. Milline on su lemmik lussu, mis sa nüüd teinud oled oma põhimõtteliselt pooleaastase lussumeistri karjäärina? Nii, Tõnis, kas sa tahad esimesena vastata? Tead, ausalt mul ei ole lussut. Mul tegelikult mul on lemmiklussu, aga see ei ole minu tehtud. Ma arvan, et siiralt nagu kõige südamelähedasem lussu, mis mul on, see on siin. Ma võin seda näidata, kuigi te seda ilmselt väga ei näe. See on see lussu. See on siin selle sõduri kilbi peale maalitud. Mõtlen, kas ma saan seda kuidagi näidata. Sest et mulle meeldib see lugu tema taga, kuidas mulle ei olnud lussut anda mängus, mille ma kaotasin. Ja see oleks olnud vist kas esimene või teine lussu, mis ma oleks üldse kunagi saanud ja siis mulle maaliti kilbi peale lussu. Ja see teeb mul südame soojaks. Sellepärast ma pakkusin ka sulle lava, Tõnist, et sa oled lussu teinud. Nagu on näha. Aga mulle meeldivad mu need oda peal lussud, sest et ma tunnen, et oda peal, see on nagu, seda on mõnus käes hoida, see nagu näeb välja nagu mingi päris asi peaaegu. See on nagu you can kill a person with it, yes. Jaa, et need on nagu toredad. Et kui sa homme sinna laste käest peksa lähed saama, siis võta kaasa. Äkki läheb vaja? Mina tea. Janus, kas sina oled lussu teinud? Lähim, milleni mina olen jõudnud, on see, et ma olen hästi palju lussusid commissionin ja ma olen värvinud ühe mehe, kelle nimeks ma panin Lussumar. Mis on ka see. See sai, peaaegu näha. Et ma saaksin lussumeistrilt lussusid, siis ma tegin pseudolussu. Issand, kus ma haigutan. Okei, aga kõige tähtsam küsimus. Kell on palju. Ma loodan, et see ei olnud igav vastus. Ei. Ma olen hästi palju haigutanud, päriselt need teemad, millest samale räägitud on, ei tähenda, et need igavad on. Ma lihtsalt olen väsinud. Ma isegi võib-olla ei ole väsinud, vaid ma lihtsalt haigutanud. Aga kõige tähtsam küsimus, Tirani küsimus siis. Kõigile, maailmale. Kogu maailmale küsimus. 6 inimesed tegema. Jah. Ma ei tea, mida nüüd küsida. Ma tundsin, nagu kui ma olin valmistumas selleks podcastis, ma mõtlesin, ma peaks kuidagi midagi valmistama ja proovima küsida. Ei, see läheb, it goes against the nature of the show. Okei. Mis on kõige parem värv ja mis on kõige halvem värv, kui sa oled miniatuure värvimas? Ja see ei pea olema nagu, mida on raske värvida või kerge värvida. Lihtsalt, mis värvid nagu on, see on nagu iga kord, kui ma seda värvi värvin, fantastiline. Mulle meeldib tulemus, mulle meeldib protsess. Ja mis värv on siuke nagu, et lõpetame selle ära, ma ei taha teda enam. Sa küsid nagu lihtsalt värvi, mitte nagu spetsiaalselt mingi tootja värvi? Ma küsin tooni, aga kui te tahate kedagi nimetada nimeliselt, siis ma olen väga poolt sellel. Minul on kohe vastus olemas, ma tean väga hästi. No nii, pauguta. I fucking hate yellow. I hate yellow so much. Väike. Ja ma võin uuesti öelda ennast, I fucking hate yellow. Ja ma armastan metallikuid. Ma ilmselt ei kavatse mitte kuragi NMM-i värvida, sest miks? Miks ma hakkan jalgratast leiutama, kui mul on metallikud? Aus. Ma tean, et see läheb natukene minu magenta kultuse vastu, aga ma ei vali magentat oma lemmikuks. Mulle meeldib värvida pruuni, aga niimoodi, et ma panen mingi muu värvi alla ja siis ma highlightin seda pruuniga, sest siis jääb nagu väga siuke teissugune võbe, aga ta jääb siiski nagu tundub pruun. Näiteks punane ja siis sinna peale pruunid highlightid või mingi oranž ja sinna peale pruunid highlightid.
see on minu arust kõva värk. Ja tõesti. ausalt öeldes kollane mulle suht meeldib, aga ma südamest vihkan valget. Valge on hingele raske. Ja ma nagu nii tihti proovin midagi valgeks teha, mistõttu ma eriti tihti ka ebaõnnestun. See on siuke raske hobikoorem, mida ma pean oma õlul kandma. Ma vihkan Aga ma ei pruuni anna värvi. alla. sest et pruun värv on ainus värv, mis on pannud mind mudeliga alla andma pikaks ajaks. Sest ma värvisin ühte Malifa mudelit, kellel oli pruun kuub seljas. Ja ma avastasin, et pruuni kuue värvimine, nagu see on minu jaoks ületamatu raskus. Ja ma lõpuks sealt jätsin selle suuresti highlightimata, et see oleks lihtsalt pruun. Nii et mul on värske viha pruuni pihta. Punakas pruun, väga tore. See rõõmustab mind, aga päris pruun häirib mind kogu hingest. Aga nüüd ma tahaks midagi positiivset ka öelda. Mulle meeldivad... Ma annan põnev vastust, et tegelikult see on tõsi. Värvid vahetuvad pidevalt, mis mulle meeldivad, aga kollane on mulle hiljuti väga meeldinud, sest et ma tunnen, et ma olen läbi mingite kiirvärvide ja highlightide ja mingite huvitavate varjude leidnud viisi, kuidas teha ilusaid kollaseid. Ja see on mulle palju rõõmu toonud. Ilma vaevata. Yes. Ma jään selle juurde. Aga lõpetuseks, kuna see ikkagi on Sveni show juba esimesest episoodist saati, kus ta hijackis ja peale seda on tema küsimused alati siin domineerinud, siis millise kaasjumala sa valiksid? Stiran? Ma pidin ühel turniiril kunagi päris pikalt proovima argumenteerida, et kui mu eesmärk oli üksusega teha kaose jumala märk, siis kui kõik laualt surnud on, siis ma saan Malali teha. Nii et ma arvan, et selle argumendi jätkamiseks ma pean valima Malali kõige tähtsamaks kaose jumalaks. Vähetuntud vastus, okei. Janus? Mina valiksin Ginchi. Siis Ginchil on sõber nimega Janus. Või noh, sõber on võib-olla suur sõna. Allu on Ginchil ei ole sõpra, ma arvan, jah. Mina, kui me lähme ka nüüd nii-öelda outside of the four, sest noh, ta ei ole tegelikult jumal, aga mulle on vähetuntud fakt, või noh, tegelikult ilmselt juba praeguseks väga tuntud fakt, et ma olen tegelikult nagu Warhammer on mulle meeldinud 14 aastat või nagu ma olen Intuit olnud nii kaua ja fantasy, original fantasy oli ikkagi minu jaoks esimene asi, mis mind huukis ja Old Worldis on mulle Chaos Warriorid, sest Chaos oli esimene asi, mis mind huukis ja Be'lakor, kes ei ole, eks ju, noh, jumal, nad on siuke peaaegu demigaad või midagi. Aga kui ma peaks võtma nagu out of the big four, siis Korn. Vägivald. Selge. Be'lakor näeb lihtsalt nii äge välja. Ma kindlasti tahan kunagi Be'lakori minivärvida. Nagu. It's crazy. Ma ei tea, tõmbame otsad kokku, on kellegi lõpetuseks midagi öelda, kuhugi midagi shout-outida, kuhugi, kas Tiran, kas sul on miniatuuri Instagram, nagu paljudel, kes siin käivad? On, aga ma ei postita sinna midagi enam, sest et ma ei viitsi. Kas sa soovid shout-outida? Mul on üks Instagram nimega Stiran, kus ma teen maakaartikesi ja siis mul on teine Stiran alt-kriips minis, kus ma panen minisid aeg-ajalt üles. Ja ma isegi kaartikesed, ma ei ole kumbastagi vist postitanud väga pikka aega. Ja ma vist ei hakka ka väga postitama, aga need on olemas. Valmis töödes mul on minisid. Ma võin seda shout-outida. Siuke kanal on siin serveris. Mina shout-outiks esiteks Põhjala pööripäeva. Tulge kõik. Siis ma shout-outiks Games Nighti uuesti. Minge vaadake Games Nighti.
minge vaadake üldse kolmapäevaseid Tom and Benny striime järgi, kus nad vaatavad Warhammeri news'e, nad vaatavad muid mini-news'e. If you're in the hobby, that's great, lihtsalt värvimise kõrvale mu go-to. Huvitav, see on vist Jookscast live kanali peal YouTube'is. On need vlogid. Ja Janus? Minge vaadake Iraani asju igal pool, kus te neid leiate, ma ei tea, ma ei oska kedagi lisaks. Ma shoutoutin veel Januse põlvega. Tulge mängige minu ja Iraaniga Malifat, Armadat ja teisi häid mänge. Nice. See läks korraks purgis.